sa saatsid hiljem ka Nokiale mingisuguse tänukirja, et põhimõtteliselt telefon päästis su elu siis, kui jäi kuuli ette. Me võiks teha sellest reklaamklippi Nokiale, et Nokia võiks uuesti hakata kummiku tasemel tegema telefoni jälle. Täpselt, jah. Selleks jah. Aga rääkides sellest loost, et ma ei tea, mis sul, mulle jäi meelde, et sa ütlesid, et kui sa said siis kuuliga rindu, mille ette õnneks jäi Nokia telefon ja olid maas, siis sul olid nagu 2 emotsiooni, esiteks valu, siis külm. Et mis sul tol hetkel peast läbi käis? On seda üldse nagu võimalik kuidagi, ma ei tea, sõnastada või mõista või see on lihtsalt hägu? Tegelikult see on selline, loomulikult see on ju ootamatu, ega ma ei oota, ega ma jään sinna ootama, et nüüd ma tean, mis tuleb ette. No, sa saad selle paugu, šoki, kukud mürtsti, nagu ma kirjeldasin seda, külm oli, siis hüppab mingisugune 120 kilone turvamees mulle peale, veel on teed seal all, eks ju. Aga on 2 sorti inimesi. Ja see tuleb välja siis kriisisituatsioonis. On need, kes kaotavad pea või ütleme siis kangestuvad. Ja need, kellel hakkab aju kohe kiiresti tööle. Ja seda saab mingil määral, ütleme siis treenida, aga see pole sul sisse sündinud. Ja sellised mitmed elu nagu situatsioonid on mulle näidanud, et siis ma nagu käitun automaatselt siis nagu see teise klassi inimene siis. Mitte, et ma oleks teise järguline inimene, vaid ütleme siis see, kellel hakkab aju kohe tööle, mis juhtus, miks juhtus, kuidas juhtus, mida ma teha saan. Ja siis hakkas see plaat tööle mul peas kohe. Mis toimub, noh, ja kui veel ümberringi veel kuulid vihisevad ka seal, oled seal külmas ja poris seal maas, siis selline, ei soovita kellelegi seda situatsiooni, aga see on jällegi selline kogemus minu elus. Eesti esu.